Jaan Kross. Jaan Kross seisab Harju tänaval ja vaatab kirjanike maja. Ehk hoiab silma peal ka oma korteril. Aga kui noor Kross tuleb 54. aastal tagasi Gulagi sunnitöölaagrist, kus ta õppis sütt rikastama ja vaatab Eesti kirjanduse peale, saab ta aru, et seda tuleb samuti rikastama hakata. Kuigi mõned ütlevad, et mis rikastamine see on, kui luulel kukuvad riimid küljest. Et mis pagana pärast ma kõige selle värgiga olen tegelenud kuni kirjanduseni välja. Ja sellele on praktiliselt võimatu vastata. No mis pagana pärast? No, kõige hõlpsam on ütelda mängu huvist. Eriti julgeid lõugu ju ka ei olnud, aga noh, nii. Teatud piirides võimaluste viimast serva kombata sule otsaga. Teda ma pisut ikka harrastasin. Ja siis tuli hakata rikastama Eesti ajaloolist romaani. Aga kuidas sa teed seda sügaval nõukogude ajal, kui pidi väga ettevaatlikult astuma? Kross teeb seda nagu köielkõndija tema romaanis 3 katku vahel. Oleviste kirikutornist on tõmmatud üle linna köis. Baltasar Russov vaatab köielkõndijaid ja saab aru, et see ongi elus kõige tähtsam. Tõmmata köis üle kuristiku ja hakata minema. Sellise triki tegi Kross juba oma tegelaste valikuga. Kõik nad on kaugemast või lähemast minevikust ja ajavad Eesti asja. Kust ta seda teab? Ja nad usuvad, et ka sellel matsirahval on tulevik. Ka siin samas võivad teoks saada suured ja ilusad ideed. Teie olete selle kirjutanud. Võta 3 loodi soola. Seda jutustab Kross ka lastele. 3 pihutäit suhkrut. Martsipan on pärit Tallinnast ja selle on leiutanud arsti õpipoiss Mart, kes asendas ravimis mõrud ja kibedad ained kõige magusamatega. 3 lusikatäit mett. Nii nagu Kross tegi oma tekstidega, et hämaral nõukogude ajal oleks meie inimestel vaimutoiduks midagi toekat. Mu meelest on ehk mõningaid omadusi, mis on eestlaste seas sagedasemad kui mõne teise rahva seas. Näiteks mitte liiga süvatraagiline, natuke irooniline skepsis. Oma silm on kuningas. Tähendab, et rääkige kuradi lobisege. Ma ei usu teid, sest ma usun mitte seda, mis te mul räägite, seda, mis ma ise näen ja tähendab ka kogenud.